me olime Patongis, siis me nägime samasugust randuletti ja inimesed hoidsid isegi tagant kinni ja seisid seal väljas, nii et jah. Ei, vägev kogemus. Viimati oli vist Kihnu saarel umbes samasugune aparaat, millega ringi sõitsime seal ja metsa vahel. Väga lahe vaadata, kuidas vanapaar on ostnud ka endale siis mikrofonid ja self-sticki ja mõlemil on mikrid küljes ja toodavad ka siis contentit kas siis oma lähedastele või siis YouTube'i, nagu minagi, et neid väliseid mikreid ma näen selle reisi ajal nüüd esimest korda. Tahtsin ühte jooksjat teile ennem näidata, kes jooksis lihtsalt keset sõiduteed ja paraku endiselt autos veel ja võtame rahvast peale ja jookse jõudis ennem oma sihtkohta. Aga selja taga on juba meri paistab, nii et ilmselt kohe jõuame oma paati. Siin on siis nüüd kõige kuulsama Aonangi rand. Meie ööbimiskoht on kuskil 2-3 kilomeetrit eemal. Aga tundub, et see rand on täiesti tühi. Me mõtlesime, et me kõnnime õhtul siia, aga siin ei ole üldse kaupluseid. On, aga väga vähe. Kui sinnapoole näidata, seal ei ole nii palju kaupluseid kui seal meie põhitänavad. Lähevad tänavad üles ikka, okei. Aga rand on jah hästi tühi, et inimesi nagu ei ole, kellaaeg on selline või. Kuidagi täiesti tühjus on. No muidugi on hommik ka, jah. On ju vist kolmapäeva hommik või teisipäev või ma ei tea. Päevad on kõik sassis igal juhul. Ma tean kuupäeva, 26. on täna. 26. veebruar. Ja temperatuurid on juba ligi 30 või on juba 30. Nang An Pier. Ja, paber on kohe taskus, kohe näitan seda paberit, mida vaja on siin ja siis saame oma long taili peale. Sellise veekindla koti ostsin ka, 3-liitrine, siia saab siis panna asjad sisse, see on nüüd Tais tehtud ja seal oli teisi värve ka, et kauplesime ja siis 350 pahhi. Siin on kõik reisiks vajalik, kõik mis elektroonika ja asjad, mis võiks nagu karta siis seda vett. Siis paned kokku ja keerata niimoodi kokku ja siis murrad pooleks ja paned selle klambri siit klõps kinni ja selline ta näeb siis välja, neid on suuremaid ka, kuni 30-40 liitrit, et seljakotini välja nii. Ja siin on siis meie see paber, millega me siis saame nüüd siis sinna paadi peale. Järjekord on selline, võtame ennast siia kuskile järjekorda ja siis registreerime ära ja siis vaatame, milline see paat on meil. Ma ei tea, mis linnuga tegu on, aga näeb välja nagu tuvi, aga tema miniversioon. Ja siis hetkel Nang An Pieris krabi ja Thailand ja Nang An Pier, siuke sadam. Siit mingi asi hakkab kasvama, ei tea, mingi roostik ja meie oleme siis kollases tiimis. Ja siin on siis seltskond, kes ootab siis, et saaks siis oma õigesse kiirpaati või siis tavalisse sellesse long taili. Põnev. My name is T-E-A. T. You call me T. Like tea for drink. Could you please don't call me coffee? Yeah, you love tea? Thank you. It's not coffee today, okay? Tea only, it's not coffee. On the boat we have the drinking water and the life jacket. If you not get swim, you have to wear the life jacket, okay? And then I give you just one thing today.
For example, I give you time like 45 minutes or 1 hour. Could you please come back beyond time done village, okay? Everyone after this, check all your belongings. Check your belongings. We have to walk into the boat. We park the boat that way. Everybody, yellow team, are you ready? Yes! Kiirpaadid on need 3 mootoriga. Ja meie oma on seal siis selle kiirpaadi taga. Siin tuleb nüüd kuidagi sinna paati saada, nii et ega siin eesotsas vist väga olla ei tohi. Osad kupatatakse minema, aga kuna mul on istekoht on kuskil keskel ja mul ei õnnestu nagu filmida hetkel neid mägesid, siis ma tulin siia ette otsa ja üritan siit siis mingisugustki kaadrit teile näidata. Ja ei tea, kui kaua mul siin olla lastakse, aga mõned kaadrid siiski olen juba saanud siit, et äkki õnnestub tagasi tulles siis veidike parema koha peale saada. Aga tundub, et me hakkame mingile saarele lähemale jõudma, nii et ma lähen oma koha peale tagasi. Jõudsime Relay randa. Kõigil soovitatakse plätad jalas hoida, sellepärast et siin põhjas on korallid, et oma jalgu puruks ei tee. Ja vaade on siis selline, kus me oleme, ma ei tea, palju meil reaalselt aega on, aga 11:40 peame me olema siin tagasi. Ning see on nüüd see rand, kus siis öösiti elendavad vist mingisugused planktonid või ma ei tea, mis asjad. On vist jah, siin hästi aeglaselt liikuma, põhjas on väga palju neid kivimürakaid, kuhu vastu ma varvast ära taguda. Palja jalaga siit välja ei saakski. Kaljuronijad on igasugused siin ja siuke seltskond, et meil on 40 mintsa nüüd täpselt aega siin ringi kooserdada ja vaadata, mis siin siis toimumas on selle saare peal. No vaated on eepilised. Üleval on mingid kotkad seal lendavad ja ahvid on siin puu otsas ja päris suured. Keegi teeb siin köiega ronimist. Langevarjuhüpet siin igatahes teha ei tohi, näha on. Väga siuke troopiline place, kus ringi liikuda. Siin on kuidagi eriti troopiline tunne. See õhk on täpselt nagu botaanika ja samas nagu jahe, päikest nagu ei ole, aga siuke troopiline on küll, jah. Ja need ahvid olid ka hästi suured siin, selliseid suuri ahve ei olegi näinud. Kas see oli Relay või Reivei või? Relay saar vist oli, jah. Ja need, mis need elendavad asjad olid, ma enne mul ei tulnud meelde see. Plankton või? Ei. Okei, siis on planktonid. Need on öösiti siin siis elendavad. No vot, selline koht siis. Ja siin on jälle üks tildode altar. Ja nagu ikka, igas rannas on üks eestlane.
rahvast on päris palju siin. Aga no mis sa teed? Siuke paradiisirand ka ju, nii et siin peabki palju rahvast olema. Ma ei tea, eilsel Aonangi tulekul laeva videodel ma kuulsin mingi krõbin oli sees, ma ei tea, kas siis mingisugune Bluetoothi helisignaaliga mingisugune jama või mis iganes, aga noh, tuleb nagu tuleb, et ma isegi ju audiot ei edi ega midagi, kõik läheb otsa nii, nagu ta tuleb ravina kohe ja see, mis ma siis ise hiljem enda jaoks teen, see video, seal ma töötlen audio ära, aga see, mis läheb YouTube'i, siis see tuleb täpselt nii, nagu ta siit kaamerast see pilt ja heli ja mikrist tuleb, nii et Railay oli siis selle paradiisi saare nimi, kus me siis hetkel oleme. Ja aeg sai siis nüüd lõpuks läbi siin Railay saare peale. Nüüd tuleb minna siis juba järgmise saare peale. Ja ei teagi, kaua nüüd sõitma peab, et siis jõuaks nagu siis järgmisse sihtpunkti. Mega aeglaselt peab liikuma, et muidu on need varbad siin puru ka nende korallidega kohe üli teravad on. Õnnestus akna äärde saada, et äkki siis saab mõne hea looduskaardi ka. Oleme jõudnud siis Chicken Rocki juurde ja saar ise kannab nime siis Kopoda Nokk. Ujuda ei oska, snorgeldada ei oska ja päästevestiga, ma ei tea, üle pea vette ka minna ei taha. Mingid aikalad ja asjad ja lasta jääb vahele seekord siis. Snorgeldamiseks on muidugi kena koht, palju kalu on siin. Aga ei saagi aru, kas jalad ulatuvad põhja või ulatu. Sügavust on suht keeruline siin kindlaks teha. Ja siin pool on näha siis see kurikuulus kana või? Kanapea. Ja nüüd olen saabunud siis maapealsesse paradiisi ehk kõige ilusama saare peal üldse, mida ma oma elus näinud olen, et selle saare nimi on Talvaek või Talviik või kuidas seda kutsutaksegi nüüd, et see koosneb 2 saarest siis, et üks on Koh Tap ja teine on siis Tube Island. See Tube Island on nüüd see, mis see väiksem siin on ja siis see teine suurem on siis Koh Tap. Täiesti lumivalge. Inimesed käivad siin ujumas ka, huvitav, kas peaks ise ka siin kupsu ära tegema lõpuks või? Kõik käivad.
meie lõunasöök on siis saanud alguse sellises kohas ja söögiks on siis siin riis, siis on kanakaste, kurk, mingi salat ja vaatepilt on selline. Aga siin on mõnus vilu ja juba hoiatati ka, et see kana on hästi chilline, nii et eks ma proovin sellest kuidagi vaikselt mööda minna. Me oleme jõudnud viimase saare peale, mille nimi on siis Kopoda. Meil oli lõunasöök siin ja aeg on meil hetkel siis kuskil pool tundi ning see suur kaljukamakas, mida siit näha on, see on siis Komatang Ming ning hetkel oleme siis Kopoda beachi peal. Et selline valge liivaga väga-väga kaunis saar ja turiste on väga-väga palju. Ja järjekordselt mitte midagi ei näe. Päikseprille me endale ostnud ei ole ja üritan kuidagi moodi midagigi siin näha. Ainus, mis on, et nägu läheb naerule ja mitte vähe siin. No selline koht. Võtavad iga üks võtab mitu tükki. Ananas watermelon, ananas watermelon. Jah, ananas ja arbuus. Hea üllatus. Head ja küpsed. Veepudel lendas vastu maad. Kork jäi peale, see on kõik hästi siuksed pisikesed veepudelid on 350. Hotelli ka pannakse iga päev uus pudel, nii et Pibilanti just 4 pudelit ühe toa kohta, aga meil on siin igal ühel üks pudel näo kohta ja avastasin, et siis tasuta kohvi on ka meil ikkagi hotellis olemas, kuigi me juba jõudsime tänase hommikukohvi ise sisse krabada, siis sellest 7-Elevenist ostsime siis 55 pahvi maksis siis suur tops kohvi, mis oli tegelikult maitse poolest oli tegelikult päris hea, ja jällegi odavam kui Eestis, nii et midagi teha ei ole. Veidikene, mis ta siis teeb? 55, see teeb äkki mingisugune 1,5 euri äkki või? Midagi sinna kanti või? Aga jah, selline oli siis tänane nelja saare tripp ja ütleme niimoodi, et väga meeldiv, mis me teeme siis homme või ülehomme, seda ei tea, vaatame jooksvalt, aga jah, nüüd tuleb kaamera kinni panna ja akud laadima selles mõttes, et muidu see enam midagi filmida. Ja jõuamegi sadamasse. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Thank you, goodbye, kopenka. Selle peale lähme siis. Ma võin siin taga seista. Me ei mahtunudki peale, me oleme sanga. Meil on luks. Kurat, see on ikka luksus. Seda me küll ei osanud oodata, et me saame siia sanga kohe niimoodi. Seda me oodata ei osanud, et me saime siia niimoodi ette otsa istuma.
nüüd viiakse ära siis sinna, kus neid peale võeti, meie hotelli ja siis juba õhtul hiljem linna peale Gondama.